Tere teile kõigile, kallid sõbrad, kes te mu kanalit jälgite. Täna ei taha ma mitte laulda teile, vaid täna tahan ma lugeda paar luuletust. Mitte sellepärast, et laulud oleks otsa saanud, need ei saa otsa. Aga sellepärast, et vahelduseks on huvitav ka luuletusi lugeda. Ja neid olen ma viimasel ajal päris palju lugenud ja need on mulle ette trehvanud. Täna on 1. november, algas hingede kuu. On Betty Alveri sünnikuu. Ja seetõttu tahaksin ma lugeda nüüd ühe sellise luuletuse, mis on minu elus ka päris suurt rolli läbinud. Ja ma tahaksin selle salvestada. Mul ei olnud tulipunast vihmavarju. Ja ma ei ihaldanud ka seda. Aga nüüd mul on. Ja nüüd on paras aeg see luuletus, selle tulipunase vihmavarju taustal lugeda teile kõigile kuulamiseks, mõtlemiseks. Ja ma arvan, et mitte ainult see vihmavari ei olnud see kannatanu, mis katki tehti sellel pingil, vaid sellel hetkel tehti katki ka ühe noore inimhinge hing kogu eluks. Niisiis, tulipunane vihmavari. Kui kõrgel olid lauad ja laed, kui lähedal oli päike, kui lähedal taevas, kui kaugel aed, ma olin väike. Ma olin väike, kuid ihkasin juba, rohkem kui nukku ja nukutuba, rohkem kui pildivihku, rohkem kui linnukest pihku, täringuks tähte ja palliks kuud, rohkem kui tooreid tikrimarju, rohkem kui midagi muud ihkasin. Oh, kuidas ma ihkasin tulipunast vihmavarju. Ja siis viimaks ometigi, ta oli mul tõesti peos, tõesti mu südame ligi, mu kaenlas, mu süles, kord kinni, kord lahti. Keskjooksujahti tõstsin kilgates üles suure päikese poole oma enese väikese, tulipunase päikese. Kord hoidis teda mu parem käsi, kord tantsitas vasem. Hüppasin, hõiskasin ja olin valmis rataskaari lööma. Ema ütles aknast, ole ometi tasem. Pane vihmavari pingile ja tule tuppa sööma. Kui kõrgel olid lauad ja laed, kui lähedal oli päike, kui lähedal taevas, kui kaugel aed. Ja kähku sain küllalt roast, tippasin toast, käsi veel ukselingil, lävel kepsu ju löömas jalad. Ma ei kilganud äkki enam, ega taibanud vähematki. Minu pisike päikene pingil oli katki. Oli keskelt murtud katki. Suur päike paistis korraga kaugelt. Lauad ja laed olid samad, kuid hoopis madalamad. Ma olin väike, ei saanud millestki aru. Ei mõistnud, ei märganud muud, kui panin pea vastu seina ja nutsin oma elu esimest leina. Ma ei osanud küsida kosta, ega sõnadega kurta. Ma ei lasknud end lohutada. Ema lubas osta uue varju, mis on veelgi kenam. Uut aga, uut ma ei tahtnud enam. Niisiis, siin minu tulipunane vihmavari. Sügiskuu, novembrikuu, meil sajab vihma ja ma arvan, et kui ma sellega lähen välja nüüd siia nende tormituulte kätte, siis need tormituuled murravad ta mul ka katki. Nii et ma parem hoian teda toas.